Viljandi linnas päris ajalooline päev. Ajalooline päev selles mõttes, et seda jalgpallihalli vajadust me ju teame aastaid. Juttu on räägitud 2 aastaid ja nüüd täna siis paneme formaalselt ametlikult ka sellele nurgakivi. Sest et meie klimaatilistes tingimustes, talitingimustes, tipptasemel ettevalmistust jalgpallis teha, no ei olegi võimalik, et see on olnud ime, et meie meistriliiga võistkond sellistes tingimustes on pidanud harjutama ja mis siin ka varjata, pidanud oma treeningkavasid ja plaane ümber tegema lähtuvalt ilmastikuoludest ja tingimustest ja me ei ole saanud sellisel tasemel ette valmistada, nagu seda peaks tegema. Linnapeana mina ei võta seda ainult kui jalgpallihalli, ma võtan seda kui investeeringut tulevikku, kui ütleme mitte ainult jalgpalliklubi tulevikku, vaid ka teiste alade peale mõeldes ja saaks nagu sportimisvõimalusi. Et tegelikult kõik sporditaristu objektid on mulle väga südamelähedased, ma hingelt olen spordimees küll, jah, et kuigi võib-olla kehakaalust ei paista välja. 1,5 miljonit me panime oma raha siia ju juurde riigile ja just selle mõttega, et ta ei oleks selline teeme põlve otsas midagi ära, vaid ta ikkagi nagu ehitaja ütles, et Euroopas ka ainulaadne. Jätsime ära sellepärast igasugused soojakutega lahendatavad riietusruumid ja asjad, et see läks muidugi vähekene kallimaks või päris palju kallimaks, aga ma arvan, et õiges suunas. Meil on peaaegu veerand hooaega mängitud ja tribüünil ei ole veel saanud. No hing on ikka päris haige. Kui on võimalus vaadata, ma alati Sokkerneti kaudu vaatan ikka kodust ka neid asju, aga üldiselt üks asi on telekast vaadata ja teine asi on staadionil olla. Need on 2 täiesti erinevat feelingut, täiesti erinevat kogemust ja kui esimene mäng tuleb, ma olen kindlalt kohal, soovitan kõigil tulla, näeb üle piki aja jälle sõpru-tuttavaid, keda mõnikord nägid ainult mängudel ja et see on omaette maailm ja ma väga ootan, muidugi ootan. Nagu öeldakse, kui midagi väga tahta, kogu südamest uskudes ja sellest unistades, siis ühel ilusal päeval see unistus võib teoks saada. Siiras tänu läheb Viljandi linnale, linnajuhtidele, kõikidele sealsetele töötajatele, allüksusele nagu spordikeskus, Eesti riigile ja jalgpalliliidule. Helir-Valdor Seeder, linnavolikogu esimees, väga tähendusrikas päev täna Viljandile. Suur töö on jõudnud mingisse sellisesse kindlust andvasse etappi. Jah, no täna võib küll kindel olla, kui me nurgakivi paneme, et see ehitus ka valmis saab ja ma arvan, et see ei ole ainult tähtis päev Viljandile, vaid kogu maakonnale ja selle ehituse valmimine tulevikus on kindlasti oluline tähis ka kogu Eesti spordile, sellepärast et võidavad sellest ju erinevad spordialad, aga võidab ka jalgpall üle Eesti, et see avab uue võimaluse selle spordiala arenguks, erinevate võistluste läbiviimiseks aastaringselt, nii et selle tähendus on kindlasti suurem kui ainult Viljandi linna elanike spordi jaoks. Riigikogus ja ütleme, riigi juhtimise tasandil seisite teie väga tõsiselt selle eest, et see hallide programm üldse teoks saaks. Helir, ma küsin teilt nüüd selliselt isiklikul tasandil, paitab natukene südant ka teadmine, et Viljandi tõenäoliselt on esimene, kes valmis saab. No loomulikult on hea tunne ja ma mäletan neid vaidlusi koalitsioonilepingu sõlmimisel, kui eelmist valitsuskoalitsiooni moodustati. Ja sealt see ju alguse sai. See kirjutati sisse koalitsioonilepingusse, et tehakse koostöös kohalike omavalitsustega kõikidesse maakonnakeskustesse jalgpallihallid ja Viljandi sai olema siis esimesel aastal, esimese 4 hulgas ja nüüd, kui me ka esimesed oleme, siis loomulikult on hea tunne ja praktiline tähendus on ju sellel see, et kui ta sügisel valmib, siis juba selle talihooaja me saame uutes kaasaegsetes normaalsetes tingimustes sportida ja treeningtegevust teha. Aitäh!